Rehepapp ja vanapagan. Ükskord ühes mõisas olnud usin ja osav rehepapp. Igal sügisel kuivatas ta rehes mõisa vilja ning kõik olid ta tööga rahul. Siis ühel sügisel tuli rehepapile õnnetuse otsa. Iga kord, kui kuivatatud vilja aita tagasi andis, tuli vilja puudu, aga puudu oleva vilja eest pidi rehepapp ise tasuma. Ühel sellisel õhtul istus rehepapp raske südamega reheahju ees ja mõtles oma äparduste üle järele. Mõtles ja mõtles, kuni suure häälega kurja vanduma hakkas. Järsku küsis keegi rehepapi selja tagant. Mis sul viga, sõber? Rehepapp oli küll üllatunud, kuid kogus end ja kurtis oma muret. Iga kord, kui kuivatatud vilja aita tagasi annan, on viljast puudu. Aga küsija polnud keegi muu kui vanapagan. Temal oli nõu kohe varnast võtta. Ta ütles, pole viga, näe, võta see kott, pane teri täis ja sea rehealuse nurka püsti. Iga kord, kui teri möödad, puuduta seda kotti vasaku jala kannaga. Nii mitu korda puudutad, nii mitu kotti tuleb juurde. Mis üle jääb, võid maha müüa. Ütles nii ja kadus kui tina tuhka. Järgmise mõõtmise juures tegi rehepapp kohe proovi. Ja ennäe, lausa 3 kotti vilja jäi ülegi. Nüüd ei olnud rehepapil enam muret, et vilja puudu jääks. Ülejäänud vilja eest sai ta koguni palju rahagi. Aga vanapagan oli tulnud selleks, et jääda. Igal õhtul ta istus ja tembutas kuni kukelauluni rehes ja rehepapp ei saanud öösi silmagi kinni. Ja kui rehepapp ahjus kartuleid või naereid küpsetas, koristas vanapagan kõik selle ära. Või kui rehepapp kodunt liha kaasa võttis, sõi vanapagan sellegi ära. Kord kurtis rehepapp oma rahutut lugu kõrtsis seltsilistele. Kõrtsinurgas istus karutantsitaja, kuulis kõike pealt ning pakkus rehepapile oma abi. Võta minu karu Pärt rehte kaasa ja peida ta nurka ära. Otsi siis vanapaganaga tüli ja kutsu viimaks karu appi. Rehepapp mõtles, et proovib seda asja juba samal õhtul. Viidigi karu rehe alla õhtut ootama. Ei läinudki kaua aega, kui vanapagan jälle kohal oli. Rehepapp küpsetas ahjus naereid, kuid vanapagan võttis need ahjust välja ise irvitades. Mis küps saab mulle, mis toores saab sulle. Küpsed naerid sõi vanapagan ära ja toored viskas välja. Rehepapp hakkas tooreste naeritega vanapaganat loopima. See keelas. Ära loobi, ma peksan. Rehepapp ei kuulanud. Virutas naereid edasi vanapagana pihta, sellest sai vanapagana süda täis ja ta kargas rehepapile kallale. See aga kutsus karu. Pärt tappi! Karu kargas nurgast välja vanapagana kallale, kriimustas seda vägevalt. Vanapagan proovis vastu panna, kuid karu oli ikka tugevam. Siis pääses vanatühi korraks karu käppade vahelt ja kadus kui maa alla. Rehepapp tänas karutantsitajat hea nõuande eest ja maksis talle mitu kotti vilja palgaks. Aga vanapagan ei usaldunud sellest ajast peale enam rehepappi tülitama tulla.